Nii, tere. Olen Maila müstilisest maailmast. Mõtlesin, et kohe panen kinda kätte. Mõtlesin, et eile tegin selle pika video. Mõtlesin, et ma nüüd tükk aega ei tee ja täna siis tuli, kuna mul tuli hommikul veel üks nägemus, nii kinnas kätte, siis ma mõtlesin, et ma lähen teen ühe ilusa väikese jalutuskäigu päikesega. Mina ei näe ennast praegust, aga teie arvatavasti näete mind. Et lasen natukene endale päikest ja silmadele. Nimelt ei pannud päikseprille, sellepärast et silmade kaudu võtame ju kõige paremini. Nii, ja siis on selline lugu, et võib-olla mul see UFO-skafander siin natukene krõbiseb. Loodetavasti mitte väga. Vaatame, mis välja tuleb. Ja mõtlesin, et lähen jalutan ja natuke räägin. Ma mõtlesin, et ma joonistan ülesse need sümbolid, märgid, mis ma olen sealt taevast saanud. Ja ma jagan neid teiega ka. Aga kuna praegust oli kell juba parasjagu ja mõtlesin, et päikesega saab välja tulla, siis ma praegust ei hakanud joonistama. Aga ma panen need märgid kindlasti siia alla vestlusesse. Ja täna hommikul sain jälle väga huvitava nägemuse, mis oli ühtemõõde natuke justkui hirmutav ka algul. Aga pärast mõtlesin selle järgi ja siis ma sain rohkem aru selle. Ühesõnaga niimoodi, et täna hommikune nägemus oli selline, et korraga tuli selline mega suur müdin. Ma ei saanud aru, et kas see on mingi sõjamüdin või on mingisugune muu müdin. Ja siis ma sain aru, et see oli just nagu mingi kõhuekõmin. Ja taevas hakkas maru imelikult kummi kiskuma. Niimoodi, et just nagu keegi oleks tahtnud sealt taevast niimoodi läbi pressida, läbi tulla. Ja algul natuke hirmutas. Ma nägin enda ümber veel inimesi ja keegi küsis, et oi, kas nüüd hakkab sõda. Ja siis ma ütlesin, et ei, rahuna maha, et ei hakka, et see on midagi muud. Ja midagi, siis see nägemus läks ära ja tuli tagasi niimoodi, et hakkasin seda taevast siis jälgima ja sinna taevasse tuli sellised pilved ühe koha peal ainult, nii kui oleks portaal olnud. Sellised pilved tulid nii nagu need mullipilved. Ja siis hakkasid täiesti nii käima, nii nagu oleks mulksuma hakanud. Ja need pilved pressisid, aga läbi nad midagi muidugi sealt läbi ei tulnud veel. Ja siis kõrvale ilmusid märgid, sümbolid, märgid, rohelised ja punased. Ja need märgid ma joonistangi teile ülesse. Et siis saab vaadata, äkki kusagil maailmas kellelgi on tulnud samasuguseid märke ja samasugust nägemust. Nii et eks siis näha ole. Aitäh kõigile teile, kes te olete nüüd selle eilse salvestuse alla pannud oma kommentaare ja nendele, kes on mulle siis kirjutanud Messengeri, kes ei ole tahtnud sinna alla panna, siis juba tuli mulle ka tagasiside selle nägemuse kohta, aga seda ma nägin muidugi juba mingi aasta-poolteist tagasi. Rääkisin teile, et kuidas ma nägin nagu veiseid või lehme aeti puristikku. Ja nüüd juba tuli mulle, keegi kirjutas ja ütles niimoodi, et põhtähega teetud amet on ju, et juba hävitatakse veiseid. Nii et see oli siis mingi aastase ettenägemisega. Nii et näisse vaatame, kunas need teised lähevad. Et isegi huviga eile korraks kahtlesin, kui ma panin selle video ülesse, siis öösel hästi palju informatsiooni tuli ja tuli ka selliseid tundeid ja informatsiooni, mida eriti justkui ei taha, natukene sellist hirmutavat. Aga siis mul kohe tuli ülevalt poolt teadmine, lase lahti ära haaku. Ja kuna hommikul ma nägin seda imelikku nende märkidega seal taevas seda uut nägemust, siis ma mõtlesin, et ei, pole midagi, et ma ei kustuta seda videot ära, et ma siiski jagan teiega. Näed, uue aasta saluudid veel vedelevad siin.
tee peal. ei tea. vot, et väga lahe. nii et meie põnev teekond teiega jätkub. olen väga tänulik teile, kes te siin olete mul ja et julgete oma kogemusi jagada minuga. et see on ka suur julgus seal avalikult, et te julgete jagada, et teil on ka olnud mingisuguseid sarnaseid kogemusi. ja jah, tõesti, kes ei julge, see võib kirjutada mulle Messengeri. korraks mõtlesin isegi sellist asja, et tahtsin sellist asja veel öelda teile, et kes te olete mulle kirjutanud Messengeri ja kellele ma ei ole vastanud, siis kirjutage julgelt uuesti. täna keegi helistas mulle, ütles, et nii kaua pole vastust saanud, aga mul oli telefoni vahetusega läksid kaduma kõik Messengeri vestlused. nii et mul on jah, mõned inimesed seal, no väga masiniliselt neid ei ole, aga on neid, kelle vestlused on mul täiesti kaduma läinud. ja lihtsalt ma palun, et siis kui te olete veel huvitatud ja tahate minuga ühendust saada, siis kirjutage uuesti ja kirjutage need mured ka uuesti, sellepärast et see kõik informatsioon on sealt kadunud. et Whatsappi omad vestlused ja asjad kõik ilusasti tulid ühest telefonist teise üle, aga Messengeri vestlused ei tulnud. oi, kui hea on päikest võtta. Jeerum. vot, niimoodi. sellised lookesed. külmakraade ma ei tea, palju on, aga ma nii loodan, et need telefoni ja siis selle samuse tutulutu, mis siin salvestab, et selle akud peaksid ilusasti vastu selle väikese matkakese siin. aga lihtsalt mõtlesin jah, et teen teile sellise kiire vahepala, et pikalt. eile läks lappama ja lihtsalt vaatan kella ja muudkui räägin ja muudkui aga jutt tuleb ja pärast mõtlen, jumal, seda nüüd pidin rääkima, miks ma nüüd seda siis pidin rääkima, aga ju siis pidin. ja see vestlus muidugi venis seal pikaks, et kui te ei viitsi ühe korraga kuulata ja teid siiski huvitab, eks te siis kuulake mitu korda seda vestlust. mul on täpselt selline tunne, nagu praegu on vaja inimesel joosta, ei saa rahulikult kõndida. mõtlen, niimoodi. vot nii. ja pange siis julgelt sinna vestluse alla mulle neid teemasid, millest te tahaksite rohkem kuulda. ja nii tore on see, et võtavad ühendust minuga need inimesed, kes on ise ka tohutult huvitavaid kogemusi ja nähtusi näinud ja et saame arutada ja vaadata, sellepärast et mida rohkem meid on, seda rohkem me paneme seda pilti ka kokku, mis siin maailmas toimub. niikuinii kõike meile korraga ei anta, antakse järk-järgult, aga lihtsalt see on niivõrd põnev, et hästi lahe. aga ega mul ei olegi midagi siin palju, lihtsalt ongi nii, et kirjutage julgelt ja võtke ühendust ja siis panen siia alla need joonistused pärast ja väga lahe. nii et aitäh teile kõigile ja näeme varsti jälle. nii et nüüd on minu kõige lühem video, et vähemalt ei veni mitme tunni pikkuseks. nii, aga okidoki, andke siis teada, oota ma vaatan, kuidas ma saan. nii, selle kinni.